Me kõik teame Nikola Teslat, geniaalset leiutajat, kes andis meile vahelduvoolu ja muutis sellega maailma. Aga mis siis, kui ma ütlen teile, et tema kõige suurem pärand ei olegi tema patendid, vaid hoopis tema pöörane, radikaalne nägemus universumist. Maailmast, mis polegi ehitatud mateeriast, vaid energiast, sagedusest ja vibratsioonist. Selles selgituses süvenemegi ideesse, mida Tesla ise pidas oma elu kõige tähtsamaks avastuseks. Ja siin see ongi. See kuulus lause, mis on tegelikult kõige alus. See ei ole mingi suvaline poeetiline mõttekäik. Tesla jaoks oli see sõna otseses mõttes universumi kasutusjuhend. See on see kood, millele kogu reaalsus on üles ehitatud. Ja see on ka meie tänase teekonna alguspunkt. See ongi see $1 000 000 küsimus, eks ole. Kas see oli lihtsalt ilus metafoor või nägi Tesla midagi palju sügavamat? Midagi, mida tänapäeva teradus alles hakkab uuesti avastama. Just seda me nüüd uurima hakkamegi. Esiteks on oluline mõista, et Tesla mõttemaailm oli, oma ajast valgusaastate võrra ees. Tema jaoks ei olnud teadus ja vaimsus mingid vastandid. Vastupidi, need oli lihtsalt kaks erinevat keelt, mis kirjeldasid ühte ja sama reaalsust. Mõelge korraks sellele, see on päris pöörane mõte. Tesla jaoks ei olnud Jumal kuskil pilve peal istuv habemega vanamees. Ei, see oli kosmose enda pulss. See on aktiivne, elav energiaväli, mis on absoluutselt kõiges olemas, mitte kuskil väljaspool. Loodu ei ole loojast eraldi, vaid ongi selle energia ilming. Okei, kui kõik on vibratsioon, siis kuidas see kõik töötab? Tesla uskus, et kogu reaalsus alates kõige kaugemast tähest kuni sinu mõteteni praegu on lihtsalt erinevates sagedustel võnkuv energia. Kujutage ette üht hiiglaslikku lõputut kosmilist sümfoonia. Siin on see erinevus eriti hästi näha. Ühel pool on see, mida meile koolis õpetati. Aine on kõva, eks, ja teadvus on lihtsalt midagi, mis ajus toimub. Aga Tesla vaatas asja hoopis teisiti. Tema jaoks see, mida me peame tahkeks aineks, on tegelikult lihtsalt väga aeglaselt vibreeliv energia. Ja see, mida me nimetame tühjuseks, on tegelikult pungil täis nähtamatut potentsiaali. Ja teate, mis on kõige põnevam? Tesla ei leiutanud seda ideed tühjalt kohalt. See on iidne tarkus, mida on räägitud tuhandeid aastaid, lihtsalt erinevate nimedega. Hinduismis on see Brahmanada, Kristuses logos ehk sõna. Erinevad kultuurid, sama idee. Universum sai alguse vibratsioonist, helist. Tesla andis sellele lihtsalt teadusliku raamistiku. Aga nüüd läheb asi eriti spetsiifiliseks ja müstiliseks. Tesla oli veendunud, et universumi kood peitub teatud numbrites. Esimene neist on 3. Järgmine on 6. Ja see kõige tähtsam, 9. Ta lausa ütles, et kui sa vaid teaksid 3, 6 ja 9 vägevusest, oleks sul käes võti universumi juurde. Mida need numbrid siis sümboliseerisid? Tema jaoks oli see nagu püha kolmainsus. 3 see on vaim, mõtte ja idee tasand, see vaimne säde. 6 see on keha, füüsiline manifestatsioon, see, mida me saame katsuda. Ja 9 on see maagiline lüli, hing, mis ühendab need 2 universaalse energiavaidega. Kui need 3 on tasakaalus, oled sa täielikus harmoonias universumiga. Ja see viib meid nüüd kosmiliselt tasandilt otse isikliku juurde. Kui universum on üks suur vibratsioonide väli, siis mis on meie roll selles kõiges? Tesla uskus, et me ei ole lihtsalt passiivsed pealtvaatajad. Me oleme nii saatjad kui ka vastuvõtjad. Kogu selle teooria aluseks on üks väga lihtne füüsikaline nähtus – resonants. Teate küll, kui teil on 2 kitarri ja te tõmbate ühel keelt, siis teise kitarri sama keel hakkab kaasa helisema, isegi kui te seda ei puudutanud. Tesla väitis, et täpselt sama asi toimub ka meie mõtete ja tunnetega. Ja siit tulebki see praktiline järeldus, mis muudab kõike. Teie mõtted ei ole lihtsalt mõtted, need on energia. Teie tunded loovad sageduse ja see, mida te oma elus kogete, see on lihtsalt selle kõige tulemus. Te tõmbate ligi seda, millega te resoneerute. Tesla nägi inima aju justkui bioloogilise raadio vastuvõtjana. Geeniused, suured kunstnikud, leiutajad, nad ei loo midagi uut tühjast kohast. Nad lihtsalt häälestavad end õigele sagedusele ja laevad selle info universaalsest väljast alla. Kogu informatsioon on juba olemas. Aga kui meil kõigil on see imeline võime, siis miks maailm on selline, nagu ta on? Miks on nii palju valu, kaost ja konflikti? Tesla nägi seda probleemi juba oma eluajal. Ta nimetas seda kaasaseks dissonantsiks, ehk siis lihtsalt ebakõlaks. Vaadake, meie loomulik olek on see kõrge tulp, harmoonia, kõrge vibratsioon.
Aga tänapäeva maailm oma pideva müra, stressi ja infomüraga on meid alla tõmmanud sinna madalase dissonantsi seisundisse. Aga mis on kõige olulisem, vaadake seda kolmandat tulpa. See potentsiaalne aasta harmooniasse on meis kõigis endiselt alles. Ja see ongi Tesla loo suurim traagika. Tema üritas inimkonnale kingida võtti universumi mõistmiseks, pakkuda vaba energiat. Aga teda ümbritsev maailm oli huvitatud ainult sellest, kuidas tema leiutistest raha teha. Tema sügavam, vaimne sõnum läks lihtsalt kaduma. Aga tema pärand ei ole kadunud. Ja kõige tähtsam osa sellest on teadmine, kuidas me saame ise oma sagedust teadlikult muuta ja harmooniasse tagasi jõuda. See ei ole mingi müstika, see on praktiline, vaimne tehnoloogia. Nii, siin on teie isiklik 5-etapiline tööriistakast. Esimene samm. Lihtsalt märka, mis sagedusel sa praegu oled. Ära anna hinnanguid, lihtsalt pane tähele. Teine, puhasta. Mine metsa, hinga sügavalt, lülita müra välja. Kolmas, joonda. Veendu, et su mõtted, sõnad ja teod räägivad sama keelt. Neljas, sea kavatsus. Mida sa tahad tunda ja luua? Ja 5, kõige olulisem, tegutse. Sest teadmine ilma tegevuseta on lihtsalt raisatud energia. Ja millised on need kõige võimsamad sageduse tõstjad? Tesla ja tegelikult paljude iidsete tarkuste järgi on number 1. Tänulikkus. See on absoluutne otsetee külluse sagedusele. Sellele järgnevad andestamine, mis vabastab vana, kinjäänud energia, kaastunne teiste vastu ja muidugi vaikus, et saaksid üldse universumi peenemat signaali kuulda. Ja me lõpetamegi selle küsimusega, mis jääb teile mõtlemiseks. Kui Tesla teooria peab paika, siis ei ole me saatuse ohvrid, vaid oma reaalsusarhitektid. Iga mõte, iga tunne, iga valik on nagu pintslitõmme sinu elulõunendil. Küsimus pole selles, kas universum meid kuuleb, vaid selles, millist sõnumit me talle saadame. Mida sina täna lood?